Kõige parem patsient on stabiilne patsient. Ja eile oli väga palju juttu sellest, et peaks olema üks tervikvaade patsiendi kohta, mis oleks siis ravileht ja millel on siis väga palju erinevaid osakondi, millest siis on olemas ja on õnneks arenduses olemas retseptiravimite pool. Ülejäänud tuleks juurde arendada ja minu suureks rõõmuks, et sellega Haigekassaga praegu väga aktiivselt tegeleb. Aga ükski ravileht ei valmi niisama ja ükski ravileht ei ole siis toimiv igavesti. Et kõikidel haigustel, olenevad siis ka sellest patsiendi raskusastmest, tuleb vastavalt ravijuhistele siis ravilehed uuendada, värskendada, vaadata uuesti, mis selle patsiendi seis on ja mis temaga edasi tuleks teha. Nii et meil on olemas teadmine, kuidas nende patsientidega tegeleda, meil on olemas teadmine, kes on need patsiendid, kellega on vaja tegeleda, aga meil ei ole praegust väga head krooniliste haigete haldussüsteemi. Et perearstikeskuseid, juriidilisi isikuid on siis kuskil 460 tükki, see arv natukene muutub, aga nendest siis selles kvaliteedisüsteemis või siis perearsti kvaliteedisüsteemis osalevad NATA üle poolte. Ja et seda teha perearstidele siis paremini korraldatavaks, pakume me välja, et me loome krooniliste haigete haldamissüsteemi. Et sinna kuuluks siis kõik kroonilised haigused ja siis sealjuures ka loomulikult kokk ja see eesmärk on, et need patsiendid oleks stabiilsed, et nad oleks raviga kaetud. Ja tõepoolest, kasutades siis neid olemasolevaid süsteeme ja olemasolevaid ressursse, mis meil praegust esmatasandil ja siis ka eriarstiabis vajadusel olemas on. Et see on esmatasandi esimene ülesanne oma haiged ära korraldada, aga elu näitab, et see vajab tegelikult lisateadmisi ja siis ka lisaabivahendeid, et see töö oleks teostatav. Kui te kujutate hetkeks, et meil on Tallinnas on mitu liinibussi, kus nad peavad sõitma, mis kell nad peavad, kus peatama, et tegelikult on võimalus perearstikeskuseid aidata neile ette, andes siis seda suurt tunniplaani või siis registratuuri korraldamist. Et põhimõtteliselt patsiendi jaoks tekiks kindel aeg, kindel koht, kes teda kutsub, mis asja ta tegema peab, kes temaga siis seletab, et miks ta neid asju tegema peab. Ja läbi selle toimuks ka siis otseselt see patsiendi õpetus ja tema enda eluga parem toimetulek. Ja sooviks siis tõepoolest, et see perearstikeskuse töökorraldus muutuks, et Priit näitas ühte minu slaidi, et millega me seal praegu tegeleme. Kui me lihtsalt tõstame kättesaadavust, siis tegelikult me ei saa tulemust. Me diagnoosime rohkem ära viirushaiguseid, me fikseerime rohkem võib-olla liigesevalusid, aga me ei saa tagada seda, et me oma kroonilised haiged katame paremini jälgimisega ja katame paremini ära siis loomulikult ka raviga. Nii et meil on olemas perearstide kvaliteedisüsteem, meil on olemas patsiendid, meil on olemas teadmine, missuguste tunnuste alusel Haigekassa meile need nimekirjad annab, neid võib alati täiendada või parandada. Meil on olemas ka teistpidi juba siis motivatsioonisüsteem, et kui üks perearstikeskus oma patsiendid kenasti ära haldab, siis tal on võimalik saada kvaliteeditasu Haigekassa käest. Aga põhiline on see, et muuta perearstikeskuste töökorraldust efektiivsemaks ja sellel suunal, et me teeksime seal neid asju, mis tõeliselt ka patsiendile lisaväärtust loovad. Ja põhiliselt see oleks muidugi perearstikeskused ja tulevikus tervisekeskused, kes on selles projektis kaasatud, siit lähen üle, aga kindlasti on juba praegust olemas meil ka pulmonoloogi e-konsultatsioon, mida me saame vajadusel kaasata. Et ma tahaks siinkohal öelda, et kokk on loomulikult
haigus, mis väärib erikohtlemist, aga perearsti jaoks süsteemne lähenemine on ikka, et kui oma tasemel ei ole võimalik inimest stabiilseks saada, siis on võimalik kaasata pulmonoloogid ja mul on väga hea meel, et see e-konsultatsioon selle erialaga meil juba toimib. Nii et meil on olemas see teadmine, meil on vaja see kõik ära analüüsida, kirjeldada ja luua see automaatne võimalus sinna juurde, et paremini tööd korraldada, paremini info viia patsiendini, saada sealt tagasi seda infot ja lõpptulemusena, et siis tekiks tervik lahendus patsiendide haldamiseks. Ja meeskond oleks meil Diagnostic Match, Järveotsa perearstikeskus ja Industry 62 esialgu.